Alustava alushariduse juhtimise arenguprogramm on mõeldud siis alustavale juhile, kes on tööl olnud maksimaalselt 2 aastat, aga võib olla ka vabalt olnud alles 2 kuud ja sooviks tuge alustava juhina, et oma uues rollis hakkama saada. Programmi eesmärk on siis pakkuda võimalusi alustavale juhile, et ta saaks praktiseerida õppimist toetavaid juhtimisviise ja arendada iseenda haridusjuhtimise kompetentse. See programm on mind toetanud selle aasta jooksul väga palju. Et kuidagi on sattunud niimoodi, et need teemad, mida me siin oleme arutanud ja või käsitlenud, need kuidagi on sattunud täpselt paralleelselt ka minu tööeluprotsessi. Et iga kord, kui me siin midagi käsitleme või mingitel teemadel räägime, siis ma saan väga palju paralleelselt mõelda selle peale, kuidas ma meie majas neid asju kas korraldan või analüüsida, et mida ma saaksin paremaks teha. Et selles mõttes on ta sattunud minu jaoks nagu väga-väga õigele hetkele. Ja ta on andnud mulle hästi palju sellist tuge, et kinnitust, et need mõtted, mis minu peas on keerlenud, mida ma tahan juhina teha, on õiges suunas. Ma olen aru saanud, et õpin selle programmi kaudu ka seda, et tark ei torma. Et alustava juhina see aitab sul fookust paika panna, et sa ikkagi mõtestad läbi, mida sa teed, miks sa teed, kuidas sa teed. Ja tegelikult ka selline täiesti eluline põhjus, et sellest keskkonnast, kus me töötame, et see töö on nii intensiivne, sealt on vaja lihtsalt välja saada. Et tihtipeale, kui meil ei ole sellist kohta, kuhu minna, kuhu meid oodatakse kuupäevaliselt, siis me ei tee enda jaoks seda valikut. Aga tegelikult on, nagu me oleme siin arutanud paljudega, et tegelikult see hetk on väga oluline, et tulla välja sellest keskkonnast, korraks võtta nagu kõrvaltvaate ja vaade. Ja kui me läheme tagasi, siis meil on juba hoopis teistsugune energia, teised mõtted, teine hingamine. Et see on tegelikult hästi oluline just alustavate juhtide jaoks. Programm toetub haridusjuhi kompetentsimudelile. Sealt on teemasid nagu organisatsiooni juhtimine või enesejuhtimine. Teisalt siis programm toetub ka õppimist toetavatele juhtimisviisidele, näiteks õppekava arendamine või siis lapsest lähtuv sihiseade. Ja 3. loomulikult on siis rahvusvahelised uuringud, kus oleme näinud, et üks oluline teema juhtidele on suhete juhtimine just ja personaliteemad. No ühelt poolt peavad osalejad oluliseks just seda võrgustikku, mis on tekkinud teiste juhtidega. Siis nad on välja toonud, et hästi oluline on see side ja kontakt oma mentoriga. Ja 3. võib-olla on siis see, et meil on praktika ja teooria on käsikäes, et paljud seminarid käsitlevad praktilisi ülesandeid ja ka arendustööd on seotud just teiste inimestega suhtlemisele. Väärtus on siin kindlasti need inimesed, et see grupp, kes on kokku siia sattunud, me oleme erinevate kogemustega, me tuleme erineva taustaga, aga me kogeme justkui nagu sarnast protsessi, olles alustavad juhid. Ma arvan, et kõige suurem väärtus, mis me siit saame, on ikkagi see nii-öelda grupp, mis meil tuleb. Et meil on siin kõik alustavad juhid koos, me saame arutada asju omavahel, nii siin olles need koolituspäevad, kui ka nii-öelda siit ära minnes meil on loodud ühine grupp, kus me saame suhelda, et me saame sealt hästi suurt toetust ja jagada teineteisega asju. See, mis toimub väljaspoolt neid koolituspäevi, kas siis õhtusel ajal või siis ka meie suhtlusgrupis, et see on nagu hästi võimas. Et me aitame üksteist, me vastame üksteise küsimustele, me teeme nalja, me toetame üksteist, kui on rasked hetked, et mina olen siit saanud hästi palju tuge, nii emotsionaalselt kui ka nõuandeid igasuguseid, nii et ma olen väga tänulik. Hea juht, ootame sind programmi kandideerima.